jah, see juhtus teisipäeval 5. oktoobril, et ma istusin laua taga ja tegin oma tööd ja kuulsin, et ukse pihta lüüakse ja läksin rõdule vaatama ja minu üllatuseks mind sihtis vähemalt 7-8 minu arvates inimest relvast, olid rohelisse riietatud, neil olid maskid ees, silmapilu paistis ainult välja ja sihtisid minu pihta ja vist keegi karjus ka politsei ja no ma kohkusin nii ära, et ma lihtsalt läksin uksest majja tagasi ja siis löögid jätkusid, taoti vastu ust ja ma ei jõudnudki trepist alla, kui uks löödi puruks ja siis tormasid need mehed tuppa ja siis sihtis meid, ma ei oska öelda, 4-5 inimest relvast otse ja ma olen täiesti relvitu inimene ja mul ei ole relva kunagi olnud ja relvaluba ja relva ei olnud ja sihtis mind ja käskis pikali lasta ja noh, siis pandi mul käed raudu ja siis see algas ja siis nad hakkasid mööda maja otsima, lasid majja koerad lahti ja lasid keldrisse koerad lahti ja otsisid ja mina seal istusin, käed raudus ja läks mitu tundi, vist vähemalt tund või 2 mööda, siis tulid erariides mees ja naine ja siis küsiti, et kus Meelis Kaldalu on, et noh, ilmselt teda siis otsiti ja noh, ei olnud siis ta leitud. Ja noh, mina ei teadnud ka, kus see Kaldalu on ja siis ma ütlesin neile, et no kasige siit minema, et minge siit ära, et te olete võõras kohas, võõras majas, eks. Et mis te siin teete, et Kaldalut ei leidnud või kui te leidsite, siis noh, võtke see Kaldalu ja minge siit ära ja noh, siis anti mulle paber, kus oli siis prokuröri läbiotsimise luba ja noh, ma olin endast väljas, ma ei suutnud seda lugeda, ma seal midagi vaatasin, seal oli mingi rahvuslik teataja ja suhtub hästi Kaldalusse ja niisugused mõned sõnad ja siis ma väsisin ära, olin pikali maas, panin käed silmade ette ja nemad ära ei läinud ja siis oli juba olnud 5 tundi niimoodi, see algas kell 12 umbes, nii et noh, kell hakkas 5 saama ja siis hakkas hirmus mürin pihta ja värin ja ma hakkasin küsima, mis see on ja tahtsin püsti tõusta ja vaatama minna, aga siis surus mind see mees, kes mind oli kogu aeg relvaga valvanud, ühesõnaga noh, relvi ei olnud tal käes, aga ta kogu aeg maskis mees, silmapilu oli näha, valvas mind kõik see aeg seal, siis see surus mind nagu tagasi ja ütles, et ma küsisin, kas see on helikopter, ta ütles, see oli helikopter ja mis see helikopter siin tegi, ma ei tea, kas ta maandus siia või naabrid ütlesid, ta olevat siin metsade ja põldude kohal sõitnud, et seda ma ei tea ja naabrid ütlesid, et siin olevat 4 bussi olnud ja 1 politseibuss, noh, ma ei taha uskuda, et neid nii palju oli, aga ikka noh, ma ise ei näinud. Ja siis muidugi pärast helikopterit siis jooksis tuul sellest asjast äkki välja, et mul tehti käed lahti ja kästi kuhugile alla kirjutada, ma ütlesin, et minge jah, noh, seda ei ütle, kuhu ma nad saatsin, aga ei kirjutanud kuhugile alla ja sellega see asi lõppes, siis nad tegid käed lahti ja läksid minema, siis oli ainult vist 2 bussi ja politseibuss alles. Kui ma hiljem hakkasin neid ringi vaatama, siis sauna uks oli täiesti sodiks löödud ja killud olid laiali ja noh, ma ei teagi, mul ei ole aega ja vahendeid, kuidas ma selle üldse uue ukse sinna teen ja teiseks oleks võinud ju minu käest lihtsalt võtit küsida, et võtmed olid üleval seina peal, et ma oleks öelnud kas või, et võtke see 2. või 3. võti ja oleks ukse võinud ju lahti teha. Selle kohta ei öeldud mulle mitte midagi. Ma täna helistasin Rapla politsei ülemale Janno Ruusile ja tema muidugi kohe kinnitas, et need ei olnud meie maakonna, Rapla maakonna politseinikud ja ütles, et ma pean kirjutama avalduse siis politseile